Tere kõigile kuulajatele, mina olen Siim ja see on Papsist ettevõtja podcast episood 3. Tänases osas räägime sellest, kuidas teha vähem juttu ja rohkem tegusid. Sisuliselt analysis paralysis ehk siis eesti keelde tõlgituna analüüsi paralüüs. Siukene ohtlik tsükkel, kuhu hästi paljud inimesed satuvad, nii ettevõtluses kui ka lihtsalt eraeluliste asjadega tegeledes ja mis see tsükkel siis endast kujutab? See on niisugune muster, kus inimesel on mingisugune mõte, tahab millegagi tegutsema hakata ja siis ta hakkab plaani pidama. Ja ta plaanib ja plaanib ja plaanib ja juba unistab kuidagi juba järgmistest faasidest ja siis ta hakkab neid järgmiseid faase edasi planeerima. Aga seda reaalselt esimest tegutsemissammu ta ei tee. Võib-olla ta kavandab oma peas juba mingit ettevõtet, mis teenib 100 miljonit käivet aastas, aga ta ei ole tegelikult oma ettevõtet registreerinudki või siis ta ei ole isegi seda toodet kellegagi põrgatanud või valideerinud. Võib-olla saunas sõpradega rääkinud on ja sellest see mõte nii-öelda edasi jooksebki nii kaugele, et võiks päris asi olla, aga päriselt midagi nii-öelda looma ei hakata. Ja võib-olla tehakse ka see viga, et astutakse tõesti see esimene samm, tekib siuke tunne jällegi, et sa nagu teed midagi, aga siis läheb jälle nii-öelda liiga pikaks planeerimise faas ja niimoodi saboteeritakse ennast, et reaalselt nii-öelda siukest pidevat protsessi ei teki. Alustaksin ühe põhilise väitega, mis ma paljudele inimestele ütlen ja olen enda jaoks hästi nagu lahti mõtestanud, on see, et action brings action, inaction brings inaction. Ehk siis eesti keelde jällegi, kuna mul siin estonglish on väga veres, siis tegevus toob tegevust, mittetegutsemine toob mittetegutsemist. Võtame näiteks, sa hakkad mingisugust IT-ettevõtet arendama või siis mingisugust digilahendust, mingit veebilehte, platvormi ja sa hakkad planeerima, mõtlema, nii, mis toode võiks olla, pakub inimestele mingisugust teenust, võtame näiteks mingi netikalkulaator. Tead, mida see teeb inimestele, lahendab mingisugust probleemi ja muret ja hakkad mõtlema juba, kuidas see asi võiks välja näha. Võib-olla sa hakkad seda kuidagi disainiliselt planeerima, hakkad seal mingisugust brändingut mõtlema juurde, kirjutad neid erinevaid mõtteid üles, võib-olla lood ka mingisugust mock-up'i või asja. Ja see on alguses väga õige ja väga tore, aga kuni mingi piirini, et kuskilt peaks jooksma see joon, kus sa võtad selle esimese sammu ja hakkad päris kogemusest asja valideerima. Et selle asemel, et ainult kavandada ja mõelda, milline see veebileht või asi välja peaks nägema, siis hakka päriselt seda looma. Ja selles loomise käigus tekib sul väga palju uusi asju ja mõtteid, mida sul planeerimise käigus ei oleks elu sees tekkinud. Ja ütleme näiteks, sa oled tubli ja lood päriselt nii-öelda selle veebilehe valmis ja seal tõenäoliselt tekibki nüansse, sa parandad, need muudad, see on juba parem, kui sa oleksid jäänud ainult planeerimise käiku. Nüüd sul on vaja see veebileht või teenus viia kasutajate ette. Jällegi, kui sa oleksid jäänud sinna analüüsi faasi ja ainult mõelnud, et kuidas kasutajad seda tahaksid kasutada või siis mis nende jaoks on seal päriselt oluline, siis sa lihtsalt eeldadki asju, sa mõtledki, kuidas inimene võiks seda kasutada, mida ta võiks seal tahta, kas ta üldse võiks seda tahta. Ja see on probleem, sest sina ei ole kõik need teised inimesed. Nii et nüüd sa oled tubli ja viid selle asja kasutajate ette ja tuleb võib-olla välja, et keegi ei kasutagi seda, ja siis sa oled selleks nii-öelda enda jaoks valideerinud, et võib-olla oli tegelikult mõttetu teenus, et sul tekivad järsku nagu peas teised perspektiivid ja teised mõtted, et mida ma siis planeerimise faasis valesti tegin, millega ma ei arvestanud. Ma ei arvestanud sellega võib-olla, et 3 samasugust kalkulaatorit on olemas internetis, ja võib-olla ma ei arvestanud sellega, et näiteks see turg, kellele ma sihtisin, ütleme, ma ei tea, 20-aastased eestlased, nemad tegelikult ei vaja seda toodet üldse. Et hästi oluline on viia asi reaalsusesse ja siis sa saad nendest erinevatest nüanssidest ja probleemidest aru. Ja peale turu võib see probleem olla ka nii-öelda siuke tehniline asi, mis tuleb rohkem tegutsemise käigus välja. Et kujutad juba ette, et teed siukese veebilehe või rakenduse ja kujutad ette, et seal on näiteks mingisugune väga lahe kaardi funktsionaalsus, kus sa saad liigutada nuppe ja juppe ja näha, kuidas kõik laivis inimesed seal on näiteks. Ja kui sa hakkad seda reaalselt lahendama oma seal veebilehes või teenuses,
siis avastad, et okei, need kaardirakendused, mida sa tahad seal enda lehel kuvada, ei ole võib-olla päris see, neil ei ole võib-olla need samad funktsionaalsused, mida sa eeldaksid või tahaksid, et seal hakkab erinevaid probleeme välja kooruma. Võib-olla sa leiad ideaalse asja, aga tuleb välja, et see omakorda maksab ja tegelikult nüüd su kulud on kõrgemad. Ja need on kõik asjad, mis ei tule sul elu sees nii-öelda paberi peal planeerimisega välja, vaid sa pead hakkama lihtsalt tegutsema mingi hetk. Ja kolmas näide, mis me võib-olla siin tahaks tuua, on näiteks igasugused legaalsed ja inimesi ja kliente puudutavad protsessid. Et võtame näiteks selle, et su toode on valmis ja sa tahad seda müüa klientidele või siis su toode läheb suuremaks ja sa tahad mingisuguseid töötajaid võtta. Paberi peal on väga lihtne mõelda, et okei, võtangi töötajaid, okei, müüngi kliendile, aga see kõlab nii lihtsalt, et müüd kliendile või võtad töötaja, kui tegelikult seal taga on ka selline paberimajandus ja legaalne protsess, mille sa pead ära täitma, et oma ettevõtlust hästi ja edukalt teha. Ja siin tulevadki sellised küsimused mängu, et kuidas ma koostan selle lepingu, kas ma peaksin mingisuguse juristi abi võtma, kas ma kirjutan ikka kõik õiged punktid seal välja, mida ma seal lahkan ja nii edasi. Et see legaalne osa ja legaalne protsess on ka hästi oluline reaalses elus ja praktikas läbi teha. Ja see saabki ainult siis tulla, kui sa hakkad päriselt tegutsema. Paberi peal planeerides hästi lihtne mõelda, et mul on 10 töötajat ja 200 klienti, aga see 10 töötajat ja 200 klienti tähendab 10 töölepingut ja 200 mingisugust projektilepingut, kui mitte igalühel mitu lepingut. Ja need asjad on vaja kõik detailideni läbi teha, mitte ainult planeerida. Toon ka paar erinevat näidet minu enda varasematest ettevõtlustest, kus ma seda praktikat kasutasin. Ja see praktika nii-öelda mõnes nendes näites tõigi välja seda, et see äri reaalselt paberi peal kõlas nagu paremini, kui ta reaalselt praktiliselt välja tuli. Ja see lõppkokkuvõttes säästis mulle väga palju aega, sest kui ma oleksingi jäänud seda sama ratast keerlema, kogu aeg planeerima, siis ma võib-olla oleks veel rohkem aega raisanud sellele. Sükene ettevõte nagu rendiklubi, mida ma üritasin kunagi paar aastat tagasi käima saada. Tekkis mul idee järsku, rääkisin tuttavatega juttu, ja tuli välja, et neil vedeleb ülipalju vanasid tööriistu. Mõtlesin ka, et minu kuuris vedeleb ka ülipalju vanasid tööriistu ja ma võiksin need panna raha teenima. Teadsin, et renditeenused on olemas nagu Graamod ja asjad ja Facebooki grupid ja nii edasi, aga mõtlesingi nii-öelda luua sellisest lihtsalt platvormi, kus on võib-olla soodsamalt, ta on nii-öelda alternatiiv nendele Facebooki gruppidele lihtsalt sõpradele otse kirjutada ja ta on selline hästi passiivne, et ta toob inimestele raha, kellel asjad vedelevad. Ja kui ma selle asjaga tegelesin, siis ma olin juba selles mõttelaadis, et tegutsemine toob tegutsemist ja hakkasingi asjaga tegelema. Mis asjad mul on vaja luua? Lõingi siis lihtsalt ruttu nii-öelda esimese veebilehe. Täiesti lihtne ja kerge asi, kus ongi lihtsalt räägib, mis see teenus on, ja on need tooted seal, mida nii-öelda rentida saab. Ei pea nagu seda faasi ka üle mõtlema, et su esimene veebileht ei pea olema mingi ülipika blogiga ja nagu detailideni SEO optimiseeritud ja igasuguste nagu flashi disainidega, vaid see võiks lihtsalt nii-öelda tõestusena seal olemas olla. Järgmine asi, mida ma hakkasin mõtlema, on see, et kuidas ma need tooted inimestelt saan. Ja siis ma hakkasin koostama neid lepinguid, et leping sellele inimesele, kes minu ettevõttele laenab selle toote ja seal on ju igasugused tingimused kirjas, et kaua ma hoian seda, kas mina hoian seda, tema hoiab seda parasjagu käes, kui ruttu ta peab selle olema valmis nii-öelda välja andma, igasugused nii-öelda tagatised, et ma ei tea, kui keegi teeb katki selle tööriista või siis varastab selle ära, et kes vastutab ja nii edasi ja nii tagasi. Ja oligi üks pikem protsess, vaja tegeleda nende lepingutega ja tegimegi need lepingud ära, lihvisime neid paremaks, need olid täiesti valmis ja teine pool klientidele, kui keegi tahab neid asju rentida näiteks, et mis need nüansid on vaja tema jaoks välja tuua, mille eest tema vastutab, mille eest mina vastutan, kuidas see tasumine käib, jällegi lepingus peavad olema ja nendes müügitingimustes.
ja lõpuks, kui ma neid asju läbi tegin vähemasti, siis ma sain järjest rohkem aru, et tõenäoliselt väga tulus see asi ei ole. Kui ta peaks minema, peaks olema palju defineeritum sihtgrupp, kes just parasjagu seda asja vajab, see praegune probleem peaks olema nagu suurem. Siis ma uurisin ka, et konkureerivad ettevõtted ei teeni tegelikult väga palju kasumit, sest inimesed ikkagi laenavad eelkõige kas otse sõbralt, kellelt nad teavad, et asi võib olla, või siis nendest suurematest tööriistarentidest. Et ühesõnaga sain aru, et asi ei pruugi olla kasumlik ja jätsin asja pooleli. Ja nüüd kerida natuke tagasi, kui ma olekski selle idee oma pähe täielikult jätnud, siis ma oleksingi võinud jääda unistama, kuidas nagu meil on ülisuur kommuun, meil on täiega kliente, kõik jagavad, kõik rendivad, kõik võtavad, kõik säästavad keskkonda ja nii edasi ja nii tagasi. Ja oleksin mõelnud, kuidas meil on ülikõva täiesti tasemel veebileht ja lihtsalt kasum tuleb kogu aeg igapäevaselt sisse. Ja võib-olla kedranudki seda planeerimist liialt palju edasi ja mitte hakkama tegutsema, mis toob lõpuks selleni, et okei, asi ei tööta, lähme edasi järgmise asja juurde. Et hästi oluline oli just tegutsema hakata asjaga, et saada ka aru, mis asjad võtavad kõige rohkem aega selles protsessis ja mis on vaja tegelikult paremini välja lihvida. Ja nüüd räägin ka ühest teisest ettevõttest, mida me üritasime kunagi käima saada, oli üks riidebränd. Ja riidebränd, millega me oleks müünud mingeid pluuse, pusasid, taolised asju. Ja meil oli üks tootja Hispaanias, kes toodab nii-öelda pluuside toorikuid ja tahtsime sinna oma brändi asjad peale tikkida ja sildid panna ja edasi müüa ja ühesõnaga sükest nii-öelda riidebrändi lihtsalt luua. Ja seal jällegi tekkis see, et planeerimise faasis nagu oleks võinud väga palju ja väga kaugele juba mõelda. Igasuguseid selliseid mõtteid nagu juhtiv riidebränd nendel selles kategoorias on ju Eestis ja Euroopas ja nii edasi on ju, et teed oma plaane nagu hästi suureks ja hullult nagu sihid neid. Aga reaalselt, kas mõni pluus nagu sellel hetkel oli üldse olemas või oli üldse valmis, et esimene samm oleks üldse see toode nii-öelda ära valideerida. Nii et hakkasimegi sellega pihta, tellisime paar pluusi, leidsime tikikoja, kes tikkis nendele pluusidele paar erinevat varianti siis sellest esimesest logost ja disainist, mis me soovisime. Siis näiteks pluuside sisse brändi logoga see Necklabeli puhul oli jälle väga palju nüansse, mis tulid välja, et mis materjalist see on, kus me selle materjali saame. Näiteks läksimegi kohalikku kangapoodi, leidsime sealt enda arust nagu hea materjali välja, aga hiljem tikikoda ütles meile, et see ei ole tegelikult üldse hea nagu materjali asi ja nagu mille peale seda asja tikkida. Et seal tulebki siuke nii-öelda riidetootmise materjaliteadus välja. Ja lõpuks leidsime koha on ju Eestis, kes tegelikult teebki taoliseid asju ja silte. Saime jällegi sealt läbi targemaks. Ja no jällegi peegeldada tagasi, kui oleks jäänud sellesse planeerimise faasi, et teeme ülikõvasid pluusi, laseme tikandeid peale, paneme need sildid, on ju, toodame ka pusasid ja asju, kui päriselt nendest nagu ei ole seda kogemust olnud ja tehnoloogiast ei jaga, siis sa võidki unistama jääda. Et ka siinkohal tegutsemine oli ja on hästi-hästi oluline. Ja viimaseks näiteks tooksin ühe sükse digitaalse toreda businessi, mille me käima panime aasta alguses ja mis praeguseks on nii-öelda uksed sulgenud ja asja koomale tõmmanud, aga kus me juba reaalseid kliente saime ja päris tore oli sükest asja teha. Sükene teenus nagu kartulipakk, võib-olla mõned, kes kuulavad, on kuulnud või näinud mõnda reklaami, aga tõime sisuliselt maailmas kunagi mõned aastad tagasi populaarseks saanud teenuse, et saada sõbrale oma kirjaga kartul postiga, tõime selle teenuse Eestisse ja ettevõtte selles seisneski. Said minna meie veebilehele, kirjutada, mis teksti kartulile soovid, valida, millist tüüpi pakki sa tahad. Meil oli seal erinevaid pakke nii-öelda odavamat keskmise hinnastusega ja sükest kallimat pakki, kus oli ka näiteks kommid ja kinkekaart sees. Ja inimesed tellisid ja ülitore ja vahva oli, tegime natuke sotsiaalmeedia sisu ja saime nii-öelda reaalse teenuse püsti, kus on kliente ja kus on müüki ja nii edasi. Ja nüüd selle ettevõtte valguses seda tänast teemat põrgatades, see oligi minu jaoks sükese IT-projekti valideerimise protsess, et ma tahtsingi nagu natukene enda jaoks näidata, et lihtsalt tegutsedes sa saad asja paika ja nagu hästi valideerida. Me panime päris ruttu selle esimese versiooni teenuses püsti. Me lõimegi nii-öelda veebilehe, kus oli see konfiguraator, seadistasime ära maksekeskusega maksed ja panime reaalselt süsteemi, mis saadab meile ja kliendile e-maili selle arvega ja kui see e-mail tuli sisse, siis me täitsime selle tellimuse ära ja nii lihtne see oligi.
ja selle asemel, et me jääksime nagu mõtlema selle idee faasis, et ahah, Ameerikas on nagu artikleid, kuidas nende business seal tookord sai väga-väga edukaks ja teenis nagu palju-palju raha, et mõtleksime, et kindlasti Eestis need inimesed ja need inimesed ka kõik telliksid ja kõik saadaksid ja see läheks lihtsalt kohe vairaliks, siis tuli lihtsalt hakata tegutsema ja läbi selle päriselt tunnetada, kuidas on sellist süsteemi ehitada ja kuidas on nii-öelda selle vastuvõtt siin kohalikul turul. Et planeerida ja unistada oleks muidugi võinud nagu võimsalt, et kohe nagu kõik inimesed võtavad selle vastu ja kõik hakkavadki kohe oma sõpradele 10 kartulit päevas saatma ja me võime oma põhitöölt ära tulla ja meie elu on lill, sest me lihtsalt saadame inimestele kartuleid, aga reaalsus oli natuke teistsugune, et me küll teenisime kasumit ja käivet ja nagu väga tore ja äge oli seda teha, aga long term me ei viitsinud sellega edasi lõpuks tegeleda. Teenus on meil selles suhtes endiselt olemas, et kui keegi tunneb huvi selle vastu ja tahab üle võtta, siis jumala eest kirjutage mulle. Meil tegelikult olid tõesti plaanid nagu võtta ka võib-olla Soome turgu ja Läti-Leedu turgu, et nii-öelda rahvusvahelisemaks seda asja teha, natukene rohkem turundada, erinevates keeltes need veebilehe koopiad luua, aga lihtsalt sinna see jäi, me võtsime teise fookuse oma ettevõttega. Ja nüüd siin suures pildis ma võtaksingi kogu selle teema kokku, et vähem juttu, rohkem tegusid, ärge sattugi sellesse analüüsi-paralüüsi, kus te lihtsalt oma peas elate ja päriselt mitte midagi ei tee, et hakake tegutsema. Ärge kartke läbi kukkuda, sest läbikukkumine on kõige olulisem asi, mis sind inimesena ja sinu kogemust ja tarkust ja teadmisi edasi viib. Et kogemus on hästi-hästi hinnaline ja kogemust ei saa ilma selleta, kui sa ei proovi ja läbi kuku ja siis uuesti proovi ja uuesti läbi kuku. Ja kui sa kukud järjest hunnikutes asjades läbi ja sa lõpuks jõuad selle asja juurde, mis ongi päriselt edukas ja päriselt asi, millel hakkab hästi minema, siis seda tehes sa oled palju-palju targem ja palju-palju kogenum. Kui sa oled teinud oma varasemate tegevuste jooksul vähem juttu ja rohkem tegusid ja seeläbi õppinud, kogu aeg saanud targemaks ja ei tee rohkem uuesti ühte ja sama viga. Niisiis, hakake tegutsema. Planeerige küll, aga planeerige mõõdukalt. Tajuge ära see moment, kus te näete, et teil on vaja reaalselt asja valideerida ja võtke need esimesed sammud ja tegutsege. Aga aitäh teile kuulamast. Mina olen Siim, see on Papsist ettevõtja podcast. Kui teile see meeldis, jagage, likeige. Te teate ise ka, mida teha sotsmeedias ja asjades ja näeme juba järgmises osas. Tšau!